head vaatajad, vaatama tagasi saadet Raudsaare dialoogid peale väikest pausi aastavahetusel. Ja mul on ülim rõõm täna võõrustada siin stuudios meest, kelle kohta võib liialdamata öelda telelegend. Tere tulemast, Enn Eesmaa. Tere, Mart. Tore, et kutsusid. Ja ma palun, et me kohe alustuseks näitaksime ühte videot, mis on mind saatnud lapsepõlvest saadik. Ja see väikene klipp, millest osa oli küll hilisemast ajast, et siin oli kompilatsioon kokku pandud erinevate saadete külalisi, kes Enn Eesmaal käisid selles saates. See klipp tutvustas omaaegset väga-väga tuntud ja armastatud saadet Estraadi tähestik, mis alustas 70ndate teises pooles ja loomulikult nagu tollel ajal ikka mustvalgena. Ja sealt on ta mulle mällu sööbinud minu kodust, kui ma olin väikene poiss ja ma vaatasin just seda algushetke. Ja mulle väga meeldis muusika, ma ei teadnud tol hetkel Beatlesitest veel mitte midagi. See on ju Lady Madonna muusika ja mulle meeldis saatejuht. Selline hea väljanägemisega, hea eesti keelega, soravalt rääkiv ja ju see eesti keel on jätkuvalt Enn Eesmaal väga hea. Tore kuulda. Aitäh sellest, kui esimene saade Tõnu Aavast läks eetrisse, möödub pool sajandit. Nii et ja miks ta oli tähestik? See oli juba aeg, kus meie laulja tähed hakkasid üsna palju ka ringi sõitma, teinekord isegi välismaal. Ja siis ma mõtlesin, et kui näiteks Jaak Joala võidab järjekordse konkursi kuskil, siis on kogu ajakirjandus tal nii-öelda kallal. Aga kui ma lähtun A-st ja sealt edasi, siis Jaak Joala saate ma tegin J tähe all ja see oli nii-öelda minu aja arvamine. Esimesed saated olidki muidugi siis Tõnu Aav, Ervin Aabel, Eino Baskin, pärast oli Tita Ever ja kõik teised. Millest on mul muidugi väga kahju, et Eesti Televisioonil oli sellel ajal väga nigel seis videolintidega. Nii et ma tegin Estraadi tähestikku umbes 50 saadet ja siis jätkas seda Urmas Ott. Minu viimane saade oli Ivo Linna, Urmas tegi esimese saate Uno Loobist. Nii et, aga sinna vahele ma tegin väga palju ka välismaa artiste. Ma tegin ka saate ja see on päris huvitav lugu. Ma tahtsin teha saatet muidugi The Beatles, aga siis minust päris rääkida Beatlitega. Elukogenumad inimesed ütlesid, et see ei ole kõige parem variant. Ja ma sain aru, et seal on ka niisugust ühiskondlik poliitilised taustad. Sellel ajal Beatlitest räägiti rohkem kui lõngustest, pikajuukselistest ja nii edasi. Aga ma kutsusin oma saatesse, lõpuks ma tegin selle ära. Ma tegin Gilbert Bécaud saate vahele ja siis keegi ütles, et aga tegelikult sa võiksid teha. Ja siis ma tegin saate Beatlit, nii nagu me eesti keeles praegu kirjutame. Saate külalisteks olid Uno Naissoo, Erik Lass, Eino Tamberg ja Peeter Saul, kus juures nad kõik kiitsid ja ütlesid, et see on üks väga andekate meeste seltskond ja see oli sellel ajal. Ma mäletan, ma tegin Anna Germanist, sellest Poola suurepärasest laulutähest, tegin saate Eesti esinduses Moskvas. Ta oli just tulnud mingisuguselt pikalt kontserdireisilt ja ta ka mulle ei öelnud ja mul ei olnud ka mingisuguseid teadmisi, et ta oli sellel ajal juba üsna haige. Aga ta oli nii lahke ja andis selle intervjuu mulle ja sellest tuli saade. Aga paraku jah, need läksid nii-öelda kõige kaduva teed. Neid pole säilinud. Õnneks on alles kõik need, mis on tehtud Eesti estraadi tähtedest, kaasa arvatud ka Jaak Joala, Ivo Linna ja nii edasi. Eri Läätsest ma tegin saate rahvakunstnike sarja, nii et see oli teine mul niisugune väga oluline töö. Samuti Peeter Saulist ma tegin rahvakunstnike sarja. Nii et... Ja muidugi, kui ma nüüd kasutasin sissejuhatuses
tiitlit telelegend, siis see kõlab suurelt, aga tegelikult ta ei ole suur piisavalt, ma ütlen. Sest kui me läheme tagasi sellesse aega, 70-ndad, võib-olla 60-ndate lõpp, 70-ndad, 80-ndad, see oli ikkagi Eesti televisiooni kuldajastu. Eriti tegijate jaoks, kui ma nüüd natukene vallatlen, sellepärast, et siis oli ainult üks kanal. Isegi Soome televisiooni veel eriti hästi ei nähtud. Praegu on, ma ei taha midagi halvasti öelda, ka Õhtulehel on oma telegrupp. Kui sa ütled, et ma olen televisioonis esineja, siis tavaliselt inimene küsib, oota, millist sa mõtled nüüd? Kanal 2, TV3, Postimehe televisioon või Õhtulehe televisioon. Sel ajal oli ainult üks televisioon ja seda vaatas kogu rahvas. Kogu rahvas. Aga see ei olnud rahva jaoks kõige parem variant. Palju parem on, kui on valik ja see on tänapäeval üle võlli isegi suur. Kuigi tavaliselt, kui need statistikaid tehakse, siis tuleb ikkagi välja, et need põhikanalid on ikka need, mis on Eestis tehtud. Jaa, aga see aeg, kui meil oli üks kanal ja kes selles kahtleb, võib minna arhiivi ja võtta välja telelehe, kust on täpselt näha, mida Eesti rahvas tollel ajal näha sai. Kesktelevisioon, kellel oli detsimeeterblokk, sai näha Kesktelevisioon 2, võib-olla kellelgi õnnestus kusagil ida pool näha ka Leningradi televisiooni. Ja nii, et Eesti televisioon oligi see üks ja ainukene kanal, mida kogu Eesti rahvas vaatas. Ja seetõttu, ka ma mäletan koolis, kui oli mõni hea film, kõik olid seda näinud, kõik rääkisid sellest ja samamoodi Estraaditähestik oli omas ajas absoluutne hitt. Seda on tore kuulda tagantjärgi. Ja muidugi, kui nüüd natukene tõsisemalt rääkida, siis eriti rahvakunstnike sari, aga tegelikult ka Estraaditähestiku sari on väga olulised just arhiivi mõttes. Nagu te ise nägite, noor Jaak Joala, noor Ivo Linna ja nii edasi. Ja ka noor Enn Eesmaa. Ka noor Enn Eesmaa, aga rahvakunstnike sarjas esimene saade oli üsna loomulikult Gustav Ernesaksast. Aga seal on ka Tuudur Vetik, seal on ka Ants Eskola, seal on Kaarel Karm, Aino Talvi, kusjuures ma tegin selliseid saateid mitte ainult lauljatest ja muusikutest, vaid näiteks seal on terve pikk saade ka Evald Okasest, kusjuures jälle arvestada, millal see tehtud on, siis need inimesed paraku on juba teisel pool, aga nad on säilinud nendel lintidel. Tänapäeval kindlasti tehakse ka seda laadi saateid, aga ma väga soovitaksin võib-olla neid isegi rohkem teha, sellepärast et aeg läheb kiiresti ja kui Estraaditähestiku algusest on juba pool sajandit, 68 sügisel algas Kanal 13. Noortekanal ja see on selles mõttes vahva, et selles kanalis ja selles saates, esimeses saates tegid oma esimese etteaste ekraanil nii Ivo Linna kui mina. Aga täpsustame muidugi, et tegemist oli toonase Eesti televisiooni ühe saatega. Mille nimi oli Kanal 13. Ta ei olnud mingi eraldi telekanal. Ja sellega oli ka, kuna see oli nõukogude aeg, siis ma mäletan, kui meil käest küsiti, et miks saate pealkiri on Kanal 13. Toona olid nõukogude televiisoritel 5 kanalit ja küsiti printsipiaalselt, kas nendest 5 on teile vähe? Aga Kanal 13 midagi sarnast oli kuskil Saksamaal ja sellest siis tuli see mõte. Nii et Eesti televisiooniga on muidugi mul seotud nii palju toredaid mälestusi, et koos Eeri Klassiga me alustasime saatesarja 2 takti ette. Paned tähele, 2 takti ette. Me mõtlesime, et mida panna pealkirjaks ja siis ühel hetkel ma mõtlesin, et iga lugu hakkab ju nii 1 ja 2, 1, 2, 3, 4. Eeri ütles kohe, aga see on ju 2 takti ette. Tänapäeval otsitakse algusest peale superstaari. Me olime tagasihoidlikumad. Jah, 2 takti ette. Just. Ja sellest ajaloo jäädvustamisest ma olen ka ise püüdnud tagasihoidlikul moel juhinduda, mis on ka meie saate üks mõte, et nendest telelegendidest, kellega mõnedest mul oli au rääkida, kui ilmus ajakiri Favoriit 90ndate algul, Rein Karemäe, sealhulgas Mati Talvik, ei ole ka kahjuks enam meie seas paljusid, nii et seetõttu mul ongi hea meel, kui me saame natukene rääkida sellest toonasest Eesti televisiooni kuldajastust, nii nagu ta oli, mida mina mäletan veel pisut oma lapsepõlvest läbi selle mustvalge televiisori, kui olid näiteks mälumängud ja oli seal Hardi Tiidus ja teised lugupeetud inimesed ja kõlas lõpuks see saatuslik lause aeg.
jah, nii ta on. Mälumängudes lõin ka mina kaasa. Nii et põhiliselt seostati seda loomulikult ja õigusega Valdo Pandi ja Hardi Tiidusega. Aga pärastpoole tulid ka natukene nooremad tegijad, Toomas Uba ja mõned teisedki veel, mina nende seas. Ja siis me olime kordamööda saatejuhid või siis žürii liikmed, nii et mitu korda ma olen olnud žürii liige, kui on saadet juhatanud ja juhtinud Valdo Pant ja ka vastupidi. Nii et sellel ajal oli mälumäng Eestimaal erakordselt populaarne. Ja mul on väga hea meel, et tegelikult on ka praegu nii. Mind on teinegi kord kutsutud mõnedesse mälumänguklubidesse, sest et inimesed mäletavad, et ma olen neid teinud. Kusjuures ka koostöösaated Soome televisiooniga juba nendel aegadel. Esimesed olid ju seotud mälumängudega, Naaburivisa. Mina ise olin saatejuhiks selle jätkuks planeeritud saatel ja saatesarjal Sõpruslinnad, naaburikaubungid. Ja esimene läks eetrisse nii Kotkas kui Tallinnas. Tallinna Sõpruslinn loomulikult nõukogude ajal ei olnud Helsingi. Helsingi Sõpruslinn oli Moskva, küll aga Kotka. Aga siis Moskva tarkpead arvasid, et teil on soomlastega liiga palju meelelahutuslikku koostööd. Miks te ei räägi rohkem sotsialismi eelistest ja sotsialistlikust võistlusest, viisaastaku rajajoontest ja nii edasi? Karta on, et soomlased ei oleks olnud kuigi palju huvitatud sellest. Aga neid me tegime õige mitmel ajal, kusjuures igal aastal oli uue pealkirjaga. Ja siis ma tegin ükskord isegi päris oma soolosaate Teabeduell, kus ma olin siis toimetaja ja ka saatejuht. Ja üldse mul on selline saatus olnud, et ma olen üsna paljud asjad teinud üksi. Rahvakunstnikud estraadi tähestik saade oli sisuliselt valmis, kui tuli siis ülejäänud seltskond appi. Ma olin ise toimetaja, ise saatejuht ja nii edasi ja autor ka. Ja ma olen seda stiili nii-öelda jätkanud ka pärast, kui ma olin TV3-s, siis ma tegin pika saatesarja 20. sajandist, sajandi valgus ja varjud. Neid oli 52 või 53 saadet ja ma sain tänu sellele teha, et meie kasutada oli Reutersi video ja foto ning filmiarhiiv. Tõsi küll, see oli nii-öelda vaese mehe variant, seal paljusid asju ei olnud, aga see oli küllaldane, et sai teha ja muidugi tänapäeval sõidetakse väga kergesti ja paljudes riikides ringi. Sellel ajal olid need asjad raskemad, aga siiski kasutades selliseid väikesid isegi vallatusi. Ma mäletan, kui ma käisin USAs ja Kanadas ja valmistusin muuhulgas saatesarjaks Sajandi valgus ja varjud. Näiteks tegin intervjuu Roman Toiga Kanadas. Sellel ajal oli Neeme Järvi Detroiti sümfooniaorkestri peadirigent ka temaga. Aga ma sain sinna minna mitte kui televisioonimees, vaid mind võeti kaasa kui Riikliku Akadeemilise Meeskoori kaasas olev inimene. Peaaegu et koori liige, sest et muidu oleks pidanud Kanadas tõestama, et äkki sa tuled tööle, mis oleks natuke olnud nagu patt. Aga mul olid väga head suhted nii Gustav Ernesaksa kui ka nende hilisemate dirigentidega. Ja loomulikult ma tegin ka saate Rammist Kanadas ja USAs. Ja sellest lauluasjast me kindlasti veel ka räägime, aga nüüd ma tulen korraks tagasi selle kuldaja Eesti televisiooni elu juurde. Ja ma mäletan oma intervjuust kadunud Rein Karemäega, kui raske oli teha neid uuendusi, eriti muidugi 60-ndatel, ehkki siis juba hakkas minema natukene vabamaks. Aga ikkagi televisioon oli ideoloogia asutus, kus väga kontrollisid kõrged ülemused, mida seal tehakse, mida räägitakse. Ma saan aru, et meelelahutus vallas võis olla see natukene kergem. See ei olnud ikkagi uudiste edastamine, aga siiski. Aga siiski, sul on õigus. Ma ju rääkisin sellest Kanal 13 pealkirjast. Samasuguseid lugusid oli palju teisigi. Kui kahes taktis tuli meile konkureerima noor Silvi Bright ja tahtis loomulikult esitada laulu inglise keeles, siis esialgu öeldi kohe, et see ei lähe mitte. Siis me hakkasime tõestama, et aga Silvi õppis sellel ajal Tartu Ülikoolis inglise keelt, et tal on inglise keel suurepärane. Ja siis lõpuks me saimegi läbi.
selle, nii et Silvi laulis meil inglise keeles ja selliseid juhuseid oli üsna palju, sellepärast et pärast on räägitud, et oli peaaegu et otseliin partei Keskkomitee ja Eesti Televisiooni juhi vahel ja igal järgmisel hommikul helistati ja peaaegu et siis... Kas Enn Anupõld oli toona juht? Enn Anupõld on sellest mulle isiklikult rääkinud, nii et siis ta pidi aru andma, miks jälle selline või teistsugune saade oli eetris ja ma mäletan, kui lähenesid jõulud, siis vaadati teleskoobi ja luubiga, et kuskil isegi taamal ei tekiks mingisugust sinimust valgest üldse ei räägi. Jõulutähte. Aga jõulutähte või risti. No teinekord tekib mingisugune ja need vaadati erakordselt. Aga ma liialdaksin, kui see oli prevaleeriv. Nii et seal tehti ikkagi ka väga palju selliseid saateid, mille pärast ka täna ei ole häbi ja mul on kena tunnistada, et rahvakunstnike sarja ja ka estraaditähestiku sarja ma alustasin siis, kui oli ikkagi päris keerulised ajad ja venestamine oli täiesti tugevasti käimas. Aga kuna ma alustasin Gustav Ernesaksast, kes oli sellel ajal NSV Liidu rahvakunstnik, sealt tulid edasi Eugen Kapp ja teised, siis nähti, et hea küll, et las ta siis teeb ja jumal tänatud, sest et need saated on kõik olemas. No see on meie kultuuriloo kullafond ka tänapäeval ja Jupiteris õnneks on enamik neist ka vaadatavad. Täpselt nii, et kogu see sari ja Eesti Kanal on tänuväärselt ka näidanud nii estraaditähestiku kui ka rahvakunstnike saateid ja ma olen Jüri Pihelile mõnikord öelnud, et võite isegi rohkem näidata, kuna neid on veel. Seesama saade näiteks Evald Okasest või mõnest teisestki, mida pole kaua aega nähtud ega näidatud ja sellel ajal muidugi ma tegin saatega näiteks Kaarel Irdist, kelle suhtes on praegune hinnang suhteliselt teistsugune kui siis, aga ta on olemas. Ta on omas ajas, omas ruumis, näiteks samuti Jaan Rääts. Nii et neid tasub vaadata ja muidugi ma ei teinud kunagi propagandistlikke saateid. Ma rääkisin sellest peamisest, seda enam, et toona ei olnud üldse võimalik, et ma oleks hakanud küsima, mitu autot sul on või kui suur on su pangaseis. Ei, no loomulikult. Või nii edasi. Me pidime rääkima peamisest, aga tagantjärgi võttes ongi see ju kõige olulisem. See oli ka see, millega Urmas Ott rabas, kui ta hakkas tegema oma intervjuusid, et ta küsis just neid küsimusi, kui oli see vabam aeg, et mitu autot teil on ja palju te raha saate. Need olid nagu vapustavad küsimused tolles ajahetkes, millega tänapäeval ei vapusta enam mitte kedagi. Nii ta on ja Urmas oli loomulikult ju väga-väga andekas mees ja ere nähtus, aga ütlen ausalt, kui ma oleks 5 aastat varem esitanud samasuguseid küsimusi, tõenäoliselt ma oleks saanud paremal juhul käskkirja, halvemal juhul oleks pidanud leidma uue töökoha. Lihtsalt ajad muutusid ja Urmasega seoses on need ajad tänaseni muutunud. Ja muidugi, sellepärast, et need näited, mille ma tõin, need pärinesid juba Gorbatšovi perestroika ajast, kui tal oli seal teletutvusi, kus ta oli ka veel alguses ikkagi selline vaoshoitud, aga ühesõnaga need küsimused tekkisid perestroika arenedes. Jah, nii ta on. Aga kui me läheme veel kord tagasi sellesse 60-ndate lõppu, 70-ndate algusesse ja seal tegutsesid sellised suured legendid nagu tõesti Valdo Pant ja Hardi Tiidus ja sellega seoses on räägitud väga palju kuluaarides, aga ka memuaarides teletegemise maagiast ja sellega haakuvast raskusest, et see tele võtab su sõrme, ta võtab su käe ja vaata, et lõpuks võtab ka hinge. Et oli raske, ma saan aru, et seal oli selline ideoloogiline pool, mõtleme ju saateid, mida Valdo Pant tegi täna 25 aastat tagasi, et see oli ilmselgelt väga suure luubi all. Aga seal ikka kippusid mehed napsu võtma aega-keelt ja sellist asja, et seda pinget niimoodi nagu maandada. See on üks võib-olla peamine põhjus, miks mina ja Toomas Uba saime oma šansi, kuna need viktoriinid olid sellises süsteemis, et üks saade läks otse ja teine salvestati, mis läks nädala pärast. Ja igaks juhuks võeti mõned nooremad mehed kampa, et need saated oleks igatepidi korrektsed. Aga
Neid lugusid on väga palju. Eraldi etapp on see, kui me tegime ju koos Alice Talvikuga saateid soome keeles, mis läksid eetrisse teisipäeval ja pühapäeval. Sealt edasi tulid siis need koostöösaated Soome televisiooniga ja kuna siis ka Soome pool märgati, et Enn Eesmaa räägib päris head soome keelt, siis mulle tehti väga õigel ajal ettepanek, et ma hakkaksin tegema lugusid Soome MTV-le. Ja ma töötasin sellel alal 4 aastat, olles samal ajal veel Aktuaalses Kaameras ja Butši ajal olin ma Aktuaalse Kaamera peatoimetaja. Nii et ma tegin MTV-le 4-5 lugu päevas. Neid rõõmustavalt väga huvitas, kuidas Eestil läheb ja sellel ajal me ju ei teadnud, kuidas kõik see asi lõpeb. Kui tankid tulid Tallinna, siis me ei teadnud, kas nad käituvad nii nagu Vilniuses ja Riias või on kuidagi leebem variant. Meil oli selles mõttes õnneks, nii et see oli ühest küljest keeruline aeg, aga alates Valdo Pandist, kui me mõtleme, miks sündis saatesari täna 25 aastat tagasi, selle põhiline eetrisse mineku põhjendus oli see, et ülistada Nõukogude korda, Punaarmeed, Euroopa ja maailma vabastajat. Aga Valdo Pant oli sedavõrd suur sõnameister, et ta oskas sellesse väga punasesse saatesarja nii palju omapära tuua, detaile, et kogu Eesti rahvas vaatas. See on omamoodi kunsttükk. Vaatas ja rääkis teleri juures, et siia tuleb veel see ja see asi juurde. Ta andis nii-öelda need niidiotsad vaatajatele kätte. Ja see oli, meie jaoks oli, tegijate jaoks oli see lausa paratamatus ja tagantjärgi ei ole see üldsegi mitte halb. Me pidime valdama sõna, me pidime valdama konteksti, me pidime rääkima nii, et partei keskkomitees veel ei saadud aru või saadi aru, aga öeldi, et laadna. Aga rahvas sai aru. Ja selles vahemikus nii töötas Karemäe, Talvik, mina, kõik need, kes sellel ajal tegid suuri saateid. Kuidas oli nii, et kõik need tegijad rääkisid head, artikuleeritud, korrektset eesti keelt? Teinekord olen mõelnud et tänapäeval on võib-olla tee nii-öelda tänavalt mikrofoni ette liiga lühike. Meie, kui ma töötasin diktorina ja ka algaja saatejuhina, meid jälgiti ja see jälgija keelelises mõttes jälgiti. Oli Vello Rummo, professionaal. Ja ta korjas ja kogus meid kokku umbes vist paar korda kvartali jooksul. Ja sealt käisid läbi kõik. Ja tal oli tehtud siis märked ja soovitused. Nii et meiega tegeldi. Nii et see ei tulnud pühast vaimust, loomulikust intelligentsist pelgalt, vaid see oli kool. Ma arvan, et see oli alus, et sul oli juba loomupäraselt hea diktsioon ja nii edasi, aga öeldis oli see, et sa pidid nii-öelda vaeva nägema. Ma mäletan, kui me alustasime TV3-s 7 uudiseid, ausõna ma helistasin keele professionaalidele ja küsisin nõu, et kui me paneme sellise pealkirja, kas see on eesti keele reeglitega igati kooskõlas. Mulle öeldi, et anna tuld. Ja see tuli muidugi Soome MTV saatesarja 7 jälkeen eeskujul, nii et siis me hakkasime seda tegema. Me tõenäoliselt juba eelpool mainitud põhjustel, et me pidime teadma, kuidas me räägime, et mitte nii-öelda lõplikult vahele jääda. Ja see kasvatas tõenäoliselt meie sõnaoskust ja meisterlikkust. Ja? No toona me läheme nüüd veel korrad sinna 70-ndatesse, 80-ndatesse, oli ka see aeg, kui tehnoloogia arenes päris kiiresti, et oli uusi võimalusi minna majast välja ja salvestada palju rohkem kui 60-ndatel. Nii ta on. Tulid esimesed kaasaskantavad kaamerad. Mihkel Kärner oli üks niisugune Mihkel nende peale. Tema töötas väga sageli Rein Karemäega. Ka mina olen Kärneriga teinud õige mitmed saated. Siis tulid esimesed ülekandejaamad ja bussid.
noh, kes on teleasjadega rohkem kursis, selline mõiste nagu kaktus. See oli juba väga suur samm edasi. Liikuv ülekandejaam. Just täpselt, et tavaliselt olid need nõukogude bussid, mis olid suuremad ja kohmakamad ja muidugi ka kaamerad. Kes on käinud meil vaatajatest laulupidudel 80-ndatel, ma usun, suudab meelde tuletada, et selle väikese majakese juures, kus siis olid ajakirjanikud, seisis alati ka 1 või 2 sellist suurt bussi, et need olidki need ülekandejaamad. Ikka. Ja eraldi muidugi töö oli ja väga mõnus töö oli laulupidude kommenteerimine. Mina olen seda au saanud ka õige mitmel korral. Mõnikord, kui veel Valdo Pant elas, siis tema oli põhikommentaator ja minusugused mehed ja naised olime siis kuskil väljakul ja tegime. Kuidas selleks valmistuda? Ma tean, et spordikommentaatorid loomulikult õpivad pähe nimed ja ajaloo. See on nii-öelda lugu eraldi. Mina olen näinud Valdo Pandi tekste sellel ajal ju isegi see tavalised trükimasinad olid alles algstaadiumis meie mõistes. Ma nägin, kui palju ta oma selle tekstiga oli vaeva näinud. Ta oli peale kirjutanud, kõrvale kirjutanud, kuidas ta sellest lõpuks välja tuli. Me mäletame, kui hea esineja ta oli. Tähendab, ka tema ei olnud selline, läheb eetrisse ja küll ta tuleb. Ei, ka tema tegi. Ma mäletan, et ükskord mul oli siis, ja see oli ainus kord, kui mulle anti nii-öelda au kommenteerida 1. mai demonstratsiooni ja olin tõesti kommentaator ja siis, kui ma need tekstid kirjutasin, siis need põhitekstid pidi esitama ja Enn Anupõld, kes oli tegelikult üpris mõistlik mees, ütles, et kuule, päris head tekstid, aga mitte kuskilt ma ei loe välja, et me elame sotsialistlikus Eestis. Tähendab, see oli jälle see, kus ma ilmselt läksin natuke liiga kaugele, et ma rääkisin lilledest, liblikatest, rahvarõivastest ja saabuvast kevadest, aga ikka keegi kuskil nagu vaatas, et natukene seda propagandat ja poliitikat peab. Võib-olla siis see oli ka põhjus, miks ma kunagi ei olnud kommentaatoriks oktoobri revolutsiooni pühade puhul. Küll aga õige mitmed... Kas sellest sai kuidagi kõrvale nihverdada? Ei, see oli enam-vähem selline ettepanek, millest ma ei taha millegagi võrrelda, millest oli väga raske ära öelda. Aga ma olin, ja ilmselt minu eripära oli see ka, et ma veel üsna pikki aastaid nägin väga noor välja, et ma tegelesin rohkem noorte saadetega, meelelahutussaadetega, samuti viktoriinidega, et neid tõsisemaid selles mõttes ja olulisemaid saateid tegid mõned teised mehed. Muide, kui me nüüd läheme selle 60ndate aastate juurde veel korraks, siis mälestus sõjaeelsest elust oli olemas alles inimestes ja see käitumine, see riietumine ja muide seda oli näha estraaditähestikus ka, mis tõttu ma olen ise mõelnud ja ka kunagi kusagil kasutanud sellist võrdlust, et Enn Eesmaa oli nagu meie Sir David Frost. Ma olen näinud, võib-olla ka mõni vaatajatest on näinud filmi Frost versus Nixon, kus ta seal oli väga tugev ka uuriva ajakirjanduse viljeleja ja ta hiljem tegi ka BBC-le mitmesuguseid saateid, väga viljakas publitsist. Aga just kui me tuleme selle väljapeetuse, keelekasutuse ja maneeride juurde heas mõttes, siis see oli silmapaistev. Ja meid jälgiti ja meile anti ka nõu ja mäletan pärast ma olen kuulnud, et kunagi eksisteeris, siis kui olid Beatles'id ja olid moes pikemad juuksed, siis telemajas olevat olnud kirjutamata reegel, et meestel ei tohi olla pikemad juuksed kui Enn Eesmaal. Et mingil määral ma olin nagu siis tähis. Aga jah, ma arvan, et see oli aeg, kus natukene teistmoodi käituti. Teisiti käitumine ei oleks olnud sünnis. Tänapäeval sageli tundub, et need mõisted on nagu hägusemaks muutunud, kui pehmelt öelda. Aga läheme nüüd laulmise juurde hetkeks. Me rääkisime natukene Beatles'ist ja pikkadest juustest ja mis on, kui me pikkadest juustest räägime, vormiline pool, aga sisuline pool on see, et Enn Eesmaa on õppinud laulmist Eesti NSV Riikliku Filharmoonia estraadi stuudios, muide Heli Läätse juhendamisel 1965–69. Nii et kui oleks olnud
saade Eesti otsib superstaari, siis võib-olla ma räägiksin praegu ühe toonase superstaariga ka selles mõttes. Aga see on nüüd õige hetk, kui me võiksime kuulata ühte salvestust ja te võite küsida, kes laulab. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be jah, kuna ma olen ise karaoke huviline ja muide seda laulu ma olen laulnud, ma tean, kui raske laul see on. See on Elvis Presley lugu ja tema laulab seda ka vibratoga. Ja see, kes siin laulis, ei olnud keegi muu kui Enn Eesmaa. Nii ta oli, jah, neid vallatusi sai teha. See oli aeg, kus olid väga mitmetes riikides moes sellised saated, kus saatejuhtideks olid kas lauljad või saatejuhid, kes suutsid laudla. Noh, ma ei räägi Tom Jonesist, Engelbert Humperdinckist, aga näiteks Soomes oli Timo T.A. Mikkonen, kes oli väga hea teleajakirjanik, aga oma saadetes ta teinekord ka laulis. Ilmselt sellest tekkis see mõte ja see sama laul, mida te praegu kuulasite, oli tegelikult esimene, mida ma ekraanil esitasin ja oli täpselt sama küsimus, et miks inglise keeles. Aga kuna ma olin lõpetanud just inglise keele osakonna ja olin diplomeeritud inglise keele õpetaja, siis mulle nii-öelda anti see võimalus. Ja oma saadetes ma usun, et kui kõik need laulud, mida ma olen lindistanud kokku panna, siis ühe täispika CD saab vist kätte küll. Nii et täis kaua mängiva saab kokku. Nii ta on. Et päevalt, et neid asju nii väga mäletatakse, aga lausa patt on tunnistada, me tegime, kindlasti sa mäletad, oli ju selline saatesari nagu Lohutusloto. See oli Eesti Loto seda organiseeris ja trumlisse läksid need numbrid, mis ei tulnud välja üldse, need olid uued numbrid. Ja selle kõrvale tekkis ka laulukonkurss ja nende lauljate seas olin ka mina. Ja tõesti piinlik on tunnistada, rahvas suhtus hästi. Mitugi korda ma olen võitnud isegi Jaak Joalat. Nii et ma ei taha sellega rohkem midagi öelda, kui ainult seda, et rahvas pidas minust mõnevõrra lugu. See vastab igati tõele, nii palju kui ma mäletan sellest ajast, kui need saated toona eetris olid, aga ka hiljem. Ent jah, see laulu asi võib-olla on paljudel läinud meelest, aga siin võibki küsida, et miks siis ikkagi kujunes nii, et elukutseks sai ajakirjanik, aga mitte laulja? Tead, Mart, kui Eesti Televisioon hakkas tegutsema, ma olin 9-aastane ja sa kujutad ette, see oli enne äppe ja näppe ja enne internetti. Loomulikult see oli väike ime ja mul oli 2 suurt nii-öelda soovi või unistust. Minu isa oli Estonia teatri laulja ja näitleja ja minu hilisem klassivend oli Jaan Tooming, mõneski mõttes Eesti teatri uuendaja. Et kas televisioon või siis laulmine. Ja isegi mitte niivõrd laulmine kui Pansokool. Ja oligi niimoodi, et kui Jaan Tooming ja ka Kaarel Kilvet astusid, me tegime 3 trenni. Jaan Tooming elas kirjanike majas, Osvald Toominga pojana. Aga siis Nõukogude armee hakkas ebatervet huvi minu vastu tundma ja ma jäin maha
nemad läksid mõlemad katsetele, said sisse ja nendest tulid näitlejad. See ebaterve huvi lõppeski armeeteenistusega või? Ei, ma suutsin sõjaväehaiglas tõestada, et mul on krooniline lampjalgsus ja mõned muud tõved. Nii et sellest 3 või 4 aastast ma selles mõttes pääsesin, aga ma käisin muidugi kordusõppustel. Ja sellel ajal oli see süsteem, et iga kordusõppusega sa said 1 kupu juurde. Nii et ma lõpetasin peaaegu vist vanemleitnandi auastmes. Ma mõtlesin, et kui niimoodi edasi läheb, ma oleks praegu juba kindral. Aga nii ta läks ja siis oli muidugi, kui ma Helilähetuse juures õppisin, loomulikult tekkis ju ka mõte, et kas mitte sellele alale minna, aga ma nägin ette, et kui sa tahad saada korralikku karastust, et siis sa pead minema tõenäoliselt varieteedesse laulma ja siis samal ajal ma olin pedas ja õppisin inglise keelt ja muidugi see telehuvi oli väga suur. Nii et siis ma valisin selle ja olen siiamaani sellele valikule väga tänulik. Aga jaa, kuulata seda laulu me saame aru, et ettevalmistus oli põhjalik ikkagi 4-5 aastat oli kokku see õppimine, mis muidugi avas jällegi ukse saadete tegemisele. Ja. Tõepoolest, Peeter Saul, eks ole, Helilähetuse abikaasa, Helilähets ise nendes saadetes ja toonased teised kultuuritegelased, kes ju omavahel lävisid ja said aru, et sellesse saatesse on mõtet tulla, et seal saab rääkida asjadest mõistlikul moel. Mart, ühes saates, ma mäletan, et see oli pühendatud vist filmile ja muusikalile Sound of Music. Ma olen laulnud koos Helgi Salloga. Isegi nii. Seda klippi ei ole mul kahjuks ette valmistatud, aga ma kindlasti otsin selle ülesse ja vaatan seda. Aga enne saate lõppu, mis paraku nagu heade vestluste puhul alati kiiresti vääramatult läheneb, on üks teema, mida ma tahaksin veel käsitleda. Meil oli siin hiljaaegu Postimehe arvamusliidrite lõuna ja seal meie peatoimetaja tsiteeris Mihkel Muti raamatut Rahvusvaheline mees, kus me kõik teame, et prototüübiks oli president Lennart Meri, kelle kohta Mutt väga humoorikas võtmes kirjutas, et ta tantsu abil võlgus välja igasuguseid asju ja suhtles osavalt välismaa riigitegelastega. Ja kui ma vaatan CV-d, on siin ju sees CV-s niisugune asi nagu 93–94 vabariigi presidendi kantselei meedianõunik. Täpselt. Kas oligi siis nii, et ta tantsu abil võlus välja meile neid süvavee pomme, mille abil Vene allveelaevu põhja lasta? Ma tsiteerin Mutti praegu. See on võib-olla palju öeldud, aga ma olen siiralt arvamusel, et just nendeks aegadeks oli Lennart Meri parim võimalik Eesti Vabariigi president, sellepärast, et ta oli väga heas mõttes artistlik, tal oli keelteoskus suurepärane, ma olen ise temaga koos käinud paljudel väliskomandeeringutel ja nägin, ja ta muidugi kasutas seda ka ära. Kui talle anti sõna, siis Meri väga sageli alustas näiteks saksa keeles. Pärast 10. lauset läks ta prantsuse keele peale üle ja siis tuli muidugi ka inglise keel. Nii et sellel ajal Nõukogude kunagisest liiduvabariigist tulnud inimese kohta oli see rohkem kui hea hämmastus. Ja. No ta oli ju ka diplomaadi poeg. Nii ta oli enne teist maailmasõda viibinud maailma metropolides, millest meie kuulsime ainult Vremja vahendusel üksikuid sõnumeid. Nii et selles mõttes tema juures töötada oli ühte aegu väga huvitav, väga õpetlik. Aga äkki ka kurnav siiski, et ta oli väga omapärane ja nõudlik. Ta oli niisugune mees, kellel nagu väikestel lastel tuli tähetund kuskil pärast Aktuaalset kaamerat ja siis sa ei teadnud kunagi, millal kui tema nõuniku tööpäev lõpeb. Naine küsis teinekord, et mis kell sa tuled? Aga kuidas sa vastad, kui president äkki ütleb, et kuule, Enn, tule, lähme ja arutame midagi. Nii et, aga siin oli äsja just see Kasahhi lugu ja ma seda kinnitan, et president kuulab oma nõunikke, aga otsused teeb ta ise. Nii et veel kord, Lennart Meri juures oli väga huvitav töötada, teinekord oli see ka väsitav, aga see oli aeg, kus tuli maailmale tõestada, et eksisteerib selline riik nagu Eesti Vabariik
kellel ja millel on väärikas president. Muide, kas see jutt Ameerika presidendi gloobusele risti tegemisest ikkagi vastab tõele? Mina ei ole selle juures olnud, aga ma arvan, et arvestades Lennart Meri iseloomu ja jälle heas mõttes artistlikkust, see on täiesti võimalik. Ma olin juures, kui ta kohtus Bill Clintoniga, ma olin juures, kui peaaegu kogu tollane Iisraeli juhtkond oli New Yorgis. Me olime seal seoses ÜRO istungjärguga ja nende hulgas oli ka toona alles suhteliselt noor Netanyahu, kes siiamaani on Iisraelis mängib rolli. Nii et ma mäletan, kui oli Saksa välisminister oli Genscher ja me olime ka kuskil rahvusvahelisel tasandil ja me leppisime nii kokku, et Lennart Meri tahtis väga temaga rääkida privaatselt, aga oli suhteliselt keeruline saada ühist aega ja siis oli peaaegu et mingi kokteiliõhtu või kus inimesed liikusid vabalt ringi. Me jagasime ära, et üks on selle ukse juures, teine on teise ukse, mina olin ka ühe ukse juures ja andsime Lennartile märku, Genscher tuli saali ja siis läks tema nagu täiesti muuseas. Ahaa, härra Genscher, ma tahtsingi teiega rääkida ja siis rääkis. Ja ta sai ta kätte. Ja ta sai ta kätte. Oli tore abiks olla. Ja kindlasti. Aga ma arvan, et ega siis tasub kuulata ka uusi saateid. Suurepärane saade on Kuku raadios Entsüklopeedia, Entsüklopeedia, mis siis on hübriidsõnast N ja Entsüklopeedia, kus kuulajad saavad natukene targemaks. Nii et see mälumängu taust, ma arvan, on abiks. Ja siin teisi saateid ju veel. Kas on midagi veel kavas? Millega rõõmustada? Kindlasti, ma olen Entsüklopeedia saateid teinud juba 140 ja nad on, Kuku raadiol on väga hea arhiiv, väga kergesti on nad kättesaadavad ja järelkuulatavad. Sellel laupäeval tuleb just täna tuleb saade Alexander Graham Bellist ja telefonist ja kõigest muust, mida see mees on teinud. Ja ma kindlasti tahan jätkata ka Maalehes kirjutamist. Seal on, igas Maalehes on üks lehekülg minu oma päevalugu ja nüüd viimane oli Marju Kuudist, keda ma ju isiklikult üsna hästi tundsin ja teadsin. Et mul on alati niisugune väike eelis võib-olla mõne teise kirjutaja juures ka see, et selle pika teletöö kogemusega ma olen nende paljudega ise isiklikult kokku puutunud. Ja keerulistes olukordades saab ikkagi jalgele kukkuda. Kui on aega vähe ja tuleb leida üles see uks, kus tuleb Genscher. Hästi öeldud. Ma usun, et kui seda oskust ei oleks olnud, siis ma praegu siin ei istuks sinu vastas. Igatahes ma olen väga tänulik ja ma soovin jõudu ja et meil oleks ikkagi põnevat värki kuulata ja võib-olla ka vaadata. Aitäh! Aitäh sulle! Jõudu! Aitäh! Ja selline meie Raudsaare dialoogide viimane saade oli, nii et otsige üles arhiivimaterjale, otsige, ma nüüd reklaamin küll ETV-d, aga ma arvan, et keegi ei pane pahaks seda. Vaadake Jupiteri ja meie enda kanalite seast otsige üles Kuku raadio arhiiv, vaadake Entsüklopeedia, kuulake Entsüklopeedia saateid ja ma usun, et te saate targemaks. Kõike paremat teile, olge terved!